Tere tulemast, kallid vaatajad ja kuulajad. Tänane külaline tutvustamist ei vaja. Tere tulemast, Indrek Tarand. Tervist. Indrek, kui sind peaks ikkagi tutvustama, siis kuidas sa end iseloomustaksid? No, et kinnistada seda kuvandit, et ta on väga ülbe ja arrogantne, ma ütleksin niimoodi siis lühidalt, et ma olen 6. põlve koolmeister, 5. põlve tallinlane, 4. põlve teenetemärgi kavaler, 3. põlve kõrgharitlane, 2. põlve Euroopa Parlamendi saadik ja presidendikandidaat. Ja päriselt kõik lähevad närvi, kui ma nii ütlen, aga nii ongi. Tuledki jõudi järjest alla poole? Jah, iga sugupõlv tuleb mingi muu asi juurde. Okei, päris vinge. Aga alustame sellest, et ma olen koolmeister. Aga sa oled nagu paras rockstar tegelikult, et sa oled ikka korralikult asju korraldanud, sul on skandaalid, sul on äge imago tekkinud, päikseprillid on alati peas. Kusjuures need on uued päikseprillid, jah? Ja ma pidin võtma siin üks trimmer ajas rohtu silma, siis oli hea kaitseprillideks võtta. No täna on meil üle pika aja selge ilm ka, 17. november, et meil on siin, ma ei tea, vist mitu nädalat on pilves olnud ja täna on esimest korda nagu päike väljas üle pika aja, et õige koha peal. Aga ütleme, et need skandaalid ja see imago, et kust see kõik alguse sai? No iga inimese elu saab alguse sellest, et kui ta sünnib. Ja mina sündisin 64. aastal ja sünnitushaigla asus selle koha peal, kus praegu asub Eesti Panga personaliosakond, kus ma hiljem mõne väga lühikese ajaga töötasin. Aga siis inimene kasvab ja käib koolid ja õpib keeled, kannab kübarad ja siis ta peab hakkama mingil hetkel, eks ole, ühiskond nõuab, et ta on justkui täiskasvanu ja peaks iseseisvalt hakkama saama. Ja kui nüüd vaadata seda, et mis aastal ma sündisin siis ja mis aastal Eesti taastas oma iseseisvuse, siis mina sattusin olema tollel hetkel just niisugune röövik, kes on just küpsenud munast välja tulnud. Et see oli noorele inimesele väga õnnelik periood, et hästi suur ja kaua oodatud muutus ühiskonnas tekkis. Aga üldiselt ma olen ikka nagu vaadanud, et tuleb elada sellega, mis elu toob ja mingeid niisuguseid nagu tänapäeval tehakse, et kui ma teen selle ära, siis ma saan siia ja siis ma saan sinna ja siis ma tõusen ja et mingid karjäärimudeleid ja niisuguseid asju ma ei ole kunagi elus teinud. Okei, aga sa tõid sisse selle vabariigi algusaja, kui me sealt natukene nüüd tagasi kerime, siis kui me internetis tausta uuringut tegime, siis tuli välja üks Raadi Kalmistu lugu 82. aastast, kus, no äkki sa räägid sellest ise, see oli ka ju omajagu skandaalne juba natuke enne seda. No just täna teiesugustega kohtudes, eks ole, see tundubki nagu umbes sama kauge nagu Tyrannosaurus Rex ja kõik see imelik eelajalugu. Aga muidugi 80-ndad ja ka nende algus oli siiski periood, kus üha rohkem ja eriti noorte seas hakkas see nõue Eesti Vabariigi taastamiseks ikkagi jälle idanema. Sest ütleme, et minu vanemate põlvkond oli suuresti ikkagi heitunud, et see nüüd ei lähegi üle. Ja et tuleb maksku, mis maksab siin nõukogude süsteemis kas siis kohaneda või kuidagi toime tulla. Aga meie jaoks juba keskkoolis oli, nagu venelane ütles, naplivatt, ehk me sülitame poliitbüroole ja kommunismi ideaalile ja kommunistlikule parteile eriti ja tema noorsoorganisatsioonile Komsomolile ja nii edasi. No ja sellest loogikast loomulikult tulenevalt oli mõistlik üles otsida need vähesed sümbolid või materiaalsed tunnismärgid siis tollest esimesest Eesti Vabariigist, mis sai ju sündida lõpuks ainult tänu vabadussõja kangelastele. Ja meie meelest oli väga elementaarne, et nii tuleb neid austada. Aga mis oli meie arvutuses vale, oli see, et me alahindasime siiski nõukogude võimu reaktsiooni sellele, sest me päriselt mõtlesime, et mis nad meile teha saavad, et me ei tee ju midagi kriminaalset.
me lihtsalt jalutame kalmistul, et see ei ole ju isegi Nõukogude Liidus keelatud, aga näe oli. Nii et siuke sündmus oli ja ega siis, kui sa oled, mis ma siis olin, 18-aastane, see teatud määral ju muudab elu, kui sa satud niisugusesse pesumasina trumlisse, kust nagu hästi väljapääsu ei paistagi. Aga lõpp ja kõik ja. aga sa oledki nagu olnud siis sellise nagu sündinud sellise mässleva hingega või? Või see tuleb kuidagi kodust muide, kaasa? Kuna me viibime akadeemilises asutuses, siis ma pakuksin ennekõike teadusliku selgituse ja see oli nimelt niimoodi, et 89. aastal meil oli jälle Tartu Ülikoolis mingeid pahandusi Nõukogude Liidu Kommunistliku partei ülikooli rakukesega ja toimus mingi partei koosolek, kus siis ülikooli õppejõud, parteilased, pidid meid hukka mõistma. Ja no nagu te kujuta ette, kui kommunistid ennast soojaks räägivad, kuidas nad siis näevad rahvusvahelist imperialismi, Saksa revanšismi, Iisraeli sionismi, Ameerika, ma ei tea kõike. Et siis nad ajasid ennast vahtu ja jälle vist jõudsid selleni, et tuleks ülikoolist välja visata. Isegi Marju Lauristin ei osanud midagi tarka öelda, ta oli ka nii jahmunud seal. Aga siis oli, rektori kohustus oli professor Jüri Kärner, bioloog. Väga tubli teadlane ja väga hea rektor. Kahjuks täna juba manalamees. Ja tema ütles, et vaadake seltsimehed kommunistid, ma räägin teiega kui bioloog, kui teadlane. Et pole mõtet selle Tarandiga jamada, et ma võin teile kinnitada, et tal puudub enese alalhoiu instinkt. Ja kuna tal puudub enese alalhoiu instinkt, siis on tal omane riskikäitumine ja me ei saa sinna midagi parata. Et siin ideoloogia töö ei aita. Ja kõik kommunistid lõpetasid plaksutamisega ja jäin ülikooli edasi, nii et vahel tuleb elus ka õnnega kokku puutud, et sa võtad riski ja õnnestubki. No sa mainisid seda, et sinu põlvkond siis juba uuesti nii-öelda sülitas sellele võõrale korrale, aga pühendusega nendele välistudengitele, kes mu käest kusjuures hiljuti küsisid, et kas see Eesti vabaduse idee, kas see oli nii-öelda universaalne eestlaste hulgas 80-ndatel? Ma ei osanud neile, kui ma pidin ausalt vastama, siis ma ütlesin, et teate, ma ei tea teile ausalt vastata. No just, ja siin kindlasti mingi haridusametnik ütleks, et miks ajalooõpetaja ei ole sinuga koolis piisavalt tööd teinud, sest see on ju programmis. Aga tegelikult minu vastus on, et ei olnud universaalne. Ja nagu ma enne ütlesin, et tegelikult väga paljud ikkagi ka üritasid kohaneda sellega ja meile jutlustati koolis, et lapsed, kui te ei astu kommunistliku noorsooühingu liikmeks, te ei saa ülikooli ja lapsed, kui te ei tee seda, teist ja kolmandat, siis on ka õpetajal pahandusi ja et te peate nagu leppima nende vene reeglitega. Aga kuna need olid nii juhmid, siis meie ei leppinud ja eks teismelise eas, eks ole 15-16, see on nagu niuke, et räägi, küll ma tean ise paremini. Et see läks nagu niimoodi. Aga oli ka inimesi, kes tõemeeli rebisid, eks ole, endale komsomoli koosolekul punase lipu kätte ja platrasid seda Brežnevi jora, et Nõukogude Liit on vabastanud kõik maailma rahvad ja vene keel on nii tore ja kõik iga normaalne eestlane saab aru, et vene keeles on palju parem rääkida kui eesti keeles ja tehti ka palju sigadusi, eks ju, teeniti ikkagi Nõukogude võimu, noh, mööngem, sellega kaasnes ka isiklik heaolu. Ta ei olnud võib-olla nii suur vahe kui miljonäril ja pensionäril tänapäeval, aga ikkagi sa said autoostuloa, sa said küüditatu eestiaegses majas korteri, sa said välismaal käia, palju asju oli, mis nagu seda kollaboratsionismi soosis. Nii et universaalne see kindlasti ei olnud. Ja nüüd takkajärgi mind ajab hirmsasti naerma, et praegu on ju nendest aastatest üle 30 aasta möödunud ja kuidas siis aeg-ajalt mingi vend või õde, enamasti vend, naised on nagu mõistlikumad, kirjutab mingi raamatu, et kuidas tema võitles selle samase Eesti Vabariigi taastamise. Seisid Vabaduse väljakul, mida nimetati Võidu väljakuks, veoautokastis ja nuhtlesid Ameerika senaatoreid, et ärge segage oma nina Eesti NSV siseasjadesse. Mis asi see Eesti NSV oli ja millised võisid tema siseasjad olla? On eraldi huumori küsimus. Nüüd, kindlasti see ei olnud universaalne. Aga
ma ei mõista nagu ühtegi inimest ka personaalselt väga hukka, sest noh, Stalini terror oli seal vanemate mälus ja et ega noh, inimesele üldiselt ei ole omane, eks ole, lootusetus olukorras ilmtingimata mõelda, et kui mina nüüd jooksen selle kuulipildu ja soti peale, siis minu võitluskaaslased jäävad ellu. Seda muide Nõukogude Liit propageeris teise maailmasõja mälestusena. Et inimene ei tee neid otsuseid, mis on tema elule ohtlikud. Mõistlik ka. Ma arvan ka. aga kuskil keegi peab ikka tikkudega ka mängima. Jah, aga igatahes siis, kes ei ole vahepeal Google'i või Wikipedia ringi jõudnud teha, siis interneti andmetel 24. detsembril 82 peeti siin Kinniraadi kalmistul Tartus selle eest, et koos kaaslastega olid süüdanud küünlad siis Vabadussõja väejuhi Kuperjanovi hauale. Aga mis siis edasi sai selles mõttes, et peale seda küünalde viimist peeti kinni ja no jälle vähemalt interneti andmetel said vabaks ka ülikooli ülesannetest. Nii oli. Ja nii mõnigi, lühema kannatusega inimene ilmselt oleks püssi põõsasse visanud, aga sina otsustasid ennast üles töötada mullatööde pealt Euroopa Parlamenti, et kuidas nagu niisuke asi välja näeb? See oli iseenesest ilus, et see otsing annab just mullatöölisest Europarlamenti. Hea pealkiri on see. Ühes lauses nii ei olnud, aga seda sai sealt tuletada. Jah. Põhimõtteliselt oli niimoodi, et meid eksmatrikuleeriti ülikoolist ja taheti saata siis ellu, mis tolle aja seaduse järgi tähendas ajateenistust Nõukogude armees, kui sul ei olnud hoolsad vanemad, kes oleks juba, eks ole, 5-aastasest peale hakanud arsti juures käima sinuga ja diagnoosinud kroonilise kurvameelsuse või mõne muu tervisehäda, eks ole, mis sellest päästis. Ja kuna meil polnud vahet, sest meie aastakäik oleks niikuinii pärast esimest kursust sinna Nõukogude armeesse võetud, kuna Nõukogude Liidus ei olnud noori mehi piisavalt selle mitmemiljonise organisatsiooni pidamiseks. Nii et selles mõttes nagu erilist vahet ei olnud, et kas sind visati välja, läksid pool aastat varem sinna sõjaväkke või pool aastat hiljem. Aga vahe oli seal selles, et interneti otsing isegi jääb jänni, et me ei tea neid KGB dokumente, mis tollel ajal vormistati ja mis neist on saanud ja kus Moskvas või Voroneži arhiivis neid hoitakse. Ja tegelikult seda oleks huvitav teada, et mismoodi siis tolle aja niinimetatud julgeolekuspetsialistid ja eksperdid selle sündmuse ohtlikkust või nõude vastast kraadi, et millega nad seda hindasid. Aga mullatööline oli sellepärast, et Nõukogude Liidus, see oli minu isa mõte, et muidugi oleks saanud mind kuskile, eks ole, arhiivi keldrisse ka arhiivikaste korrastama panna või niisugusele tubasele tööle. Aga Nõukogude Liidus oli proletaarne töö ehk tööline olemine. Oli nagu pluss. Proletaarlased juhtisidki riiki. Ja kuna Urmas Krišakov oli minu isa tuttav ja tema oli parasjagu Tallinna haljastuse remondi- ja ehitusvalitsuse direktor ja mullatöölisi oli seal vaja, siis ma sain sinna tööle, tehti tööraamat ja brigaad oli meil rahvusvaheline, oli väga tublisid Eesti tüdrukuid ja memmesid ja siis oli Suure Venemaa avarustelt toodud igasuguseid rasgildjaisid ka, kes ei viitsinud eriti labidat liigutada. Tõlgime noorematele, mis see tähendab? No see on nagu päevavaras või mingi selline, laiskvorst, ütleme leebelt. Nii. No teise töökultuuriga inimene, eks ole, need talu inimesed, kes olid nagu selle taustaga, ma olin ise, eks ole, jännis, ma imestasin, kuidas nad nii kiiresti jõuavad kõike seda füüsiliselt. Töö oli puhas käsitöö. No aeg-ajalt toodi kraana ka, aga üldiselt oli ikka kang labidas ja kirka. No vaat, ja sellest jällegi tõusis väga palju head ka tänasele Eestile. Sest me istutasime puid, meie ülesanne oli uus elamurajoonide haljastus. Kus kandis sa puid isutasid? Õismäel ja Lasnamäel, nagu, kus tollel ajal see ehitus käis. Ja me istutasime meie brigaad siis, ütleme, et minu istutatud nad kõik ei ole, aga selle lühikese aja jooksul me istutasime mingi pealt 600 puu. Ja kui me nüüd mõtleme, siis isegi Peeter I ja Karl 12
kahe peale kokku ei ole Eestisse nii palju puid istutanud kui mina siin Tallinna linnas. Ja need on ilusti, enamus neist on kasvama läinud, et mul on nendega isegi nii palju isiklikku sidet, et ma käin neid vahel vaatamas ja tegelikult puu istutamine on väga tore pikaajalise positiivse suunaga tegevus. No anyway, aga sealt võeti mind sõjaväkke ja see oli ka nagu Joosef Šveiki juhtumused esimeses ilmasõjas Austria-Ungari keisriigis. No see oli nagu imede maa, et lühidalt kokku võtta teile see episood ja jättes kõrvale kõik need Dedovšinad ja nagu hirmsamad asjad. Aga meil oli sideväe osa ja seal staabis oli siis kommutaator. See on niisugune kast, kust seest tulevad juhtmed välja ja seal on telefonitoru ja ketas. Ja siis see sõdur, kes seal valves oli, telefon helises, seal oli Flus 2, Flus 14. Siis võtsid selle, ühendasid ära, panid toru argil, siis nad said omavahel rääkida. Ja selle masina peal oli siuke väike silt plekist, vist soldatne Baltai protivnik Patslušivajat ehk ära mölise sõjasaladust välja, vaenlane kuulab pealt. Aga see oli kahtlane ja siis üks öösse ma nokitsesin selle sealt ära ja seal all oli ilus Saksa messingist Hitleri aegne silt Achtung, der Feind hört mit ehk see sama masin, eks ole, ma kujutage ette 1984, eks ole, Orwelli aastal Ronald Reagan teeb Strategic Defense Initiative'i, räägib midagi, mis satelliitide peal tuumarelvadega teha ja meie paneme siis selle Hitlerilt ära võetud telefoni keskjaamaga nagu talle vastu. Siis sai kohe selgeks, et see Nõukogude Liit kaua kurivaim ei püsi, et kui ta ikkagi nagu nii maas on omadega. Niisugune oli Nõukogude armee. No ja sealt juba Euroopa Parlamenti oli lihtne, et oli lihtsalt iseseisvust taastada, astuda Euroopa Liitu ja kandideerida valimistele, kes seal ei olnudki muud. Aga kust tuli see mõte, et sa võid nagu nüüd kandideerida või nüüd poliitikasse minna nagu? Te olite siis 4-aastased, te veel neid mõtteid ei mõtelnud. Natuke vanem. Olite juba 14, no okei. Aga asi oli lihtne, et tollel ajal oli jällegi Eesti Vabariigis niimoodi, et need inimesed, kes olid koondunud erakondades ehk parteilased, olid nagu tekitanud siukse paksu umbusu atmosfääri ja ei saanud nagu hästi hakkama selle riigi juhtimisega. Ja üks asi, mida nad tahtsid teha, oli valimistel kehtestada kinnine nimekiri, mis tähendas siis seda, et kui me praegu käime valimistel, meil on, eks ole, parteide nimekirjad, aga me võime sealt seest kellegile isikule anda hääle. Aga nemad, ja siis nende häälte järgi see nimekiri nagu rivistub pingeritta, nagu spordivõistlused, stardis on kõik võrdsed. Aga nemad tahtsid, et see ei oleks nii, vaid et nende antud see järjekord jääb igavesti kehtima, ükskõik kui palju keegi seal allpool hääle ei saa, see, kes on partei poolt esimeseks pandud, see saab. Mulle see ilgelt ei meeldinud, see oli jälle nagu ühe partei riik ja umbes, ja ega see ei meeldinud väga paljudele inimestele. Lõpuks tänu sellele, et see väga paljudele inimestele ei meeldinud, õnnestuski mul saada mingi 25,5% häältest, mis muide tänaseni on Euroopa rekord. Aga räägi, Eesti 90-ndad, no see tundus ikkagi nagu metsik lääs, kas see oli poliitikamaastikul täpselt samamoodi sama metsik, et no muidugi oli, sellepärast, et põhiseaduslik Riigikogu 92 tuleb kokku, eks ole. Nõukogude Liit on kokku varisend, vaja on uut Eesti Vabariigi teha, aga nagu kehtib 0 seadust, ühtegi konstitutsioonilist seadust ei ole. Ühed inimesed ütlevad, me võtame nüüd 38. aasta seaduse. See ju kehtib. Aga teised ütlesid, ei, aga kriminaalõiguses me peame ikkagi võtma Nõukogude Liidu seaduse, et kuidas me muidu üldse elada saame. Ja see oli niisuke õiguslikult hõre aeg ja kõike tuli hakata reguleerima, samal ajal majandus, eks ole, oli niisugusel kursil, nokk maha, kõik struktuurid, organisatsioonid, võib selle sama välisministeeriumi, eks ole, ta tuleb nagu nullist teha, piirivalve tuleb teha, kõik mingid seemned on olemas, aga kuidas, kes, kellega, see oli hirmus vaidlus ja mitte
kohati küllalt keeruline, aga meil tänu sellele, et seal õiged inimesed sattusid enam-vähem õigetele kohtadele, no muidugi mitte kõikide meelest, aga minu meelest, meil oli julgust võtta riske ja see tasus ära, et ma ei hakkagi isegi näiteid tooma, aga võeti õige maksusüsteem, võeti õiged mehed piirivalvet tegema, võeti õiged inimesed kaitsepolitseid tegema ja neil tuli välja. Ja loomulikult seal tuli ka käpuli käia aeg-ajalt ja küllap seal ega siis keegi ilma vigadeta ei tee, tegijal juhtub. Aga aeg oli niisugune nagu Toomas Sildmäe on väga ilusti ütelnud ühes ammuses intervjuus, et meenutades just neid 90-ndaid, et see oli niisugune aeg, kui minister ja ministeeriumi kojamees mõlemad ütlesid hommikul kättpidi tere ja said aru, et mõlemad lähevad Eesti asja ajama. Ja tahtsid seda nii hästi teha, kui see nende rindelõigus siis parasjagu vajalik ja võimalik oli. Aga ei, sellest on isegi mingi film tehtud minu meelest kauboikapitalismist tulenevalt, Rodeo on ta nimi vist. Et kui on nagu selle asja vastu huvi, siis see film annab sellest päris humoorika ülevaate. Eks sellest on ka kibedaid mälestusi kirjutatud, sest tõesti näiteks omandireform, mis jällegi oli väga murranguline ja praktiliselt iga Eesti NSV asukat puudutav, aga Eesti kodanikke õigusjärgseid selles hetkes eelistav, kuid ajaloos tagasi minnes ajaloo ebaõiglust likvideeriv. Aga seal jäid hammaste vahele sageli ka just nimelt endised kommunistid, kes nutsid, et miks ma ei saa erastada oma korterit, et näe, tema Mustamäel saab, aga mina siin Kadriorus ei saa. Aga sa ei saa sellepärast, et selle korteri ehitas laevakapten, kelle teie bolševikud maha lõid. Et see ei ole sinu korter, see on tema laste oma. Et niisuguseid asju muidugi tekkis ja seal see on nii lai teema ja ma ütlen, sellest on palju kirjutatud ja ainuke, mis mind nagu muigama ajab ja vahel ka vihaseks, et kui keegi, kes tõesti oli nii kõrvuni bolševik, kui ta üldse olla sai 80-ndatel, hakkab kirjutama, et tänu talle loodi uus vabadus. Ei loodud. No ilmselt siit kõlab juba läbi ka, aga meie, kes me otsisime, meile jäi nagu see ka silma, et sa oled nagu maru palju jõudnud. Sa oled olnud Mart Laari nõunik, sul on nooremleitnandi auaste, oled olnud Välisministeeriumi kantsler, jahimeeste seltsi tegevjuht, Eesti Panga personalijuht, tele- ja saatejuht, tantsusaate osaleja, Gruusia presidendi administratsiooni reformi nõustaja, sõjamuuseumi direktor ja ilmselt on siin mõni asi veel puudu ka. Kuidas on võimalik... Tallinna Ühisgümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnateaduste õpetaja. Jah, see on vist üks värskemaid, jah? See on väga värske. Kuidas on võimalik nii palju jõuda üldse? Kui te vaataksite Gulagist tagasi tulnute tööraamatuid 56. aastast peale, siis seal on ka igasuguseid töökohti ja kes on aiandussofoosis kasti tõstmise tööline, kuigi tal võib olla arstiharidus Tartu Ülikoolist enne sõda ja nii edasi. Botaanikaaias, kui ma töötasin ühe lühidalt suveks, siis seal oli katlakütjad näiteks, kes olid Nõukogude võimu vastased, seetõttu nad muud tööd ei saanud, aga nad rääkisid omavahel kreeka keelt, sest nad oskasid seda kõik ülikoolis, nii et viskasid sütt alla ja rääkisid sellest kreeka keeles. Nii et äge oli. Aga kes palju teeb, see palju jõuab, aga samas võib ka ütelda, eks ole, teise nurga alt, et kuulsi, mis mees see on, et ühtegi ametit ka ei pea kaua, et mõni inimene leiab selle noorelt üles ja teeb, eks ole, kas meditsiinis või täheteaduse astronoomias oma elu ja seetõttu satub nagu vähematele töökohtadele. Et mul on lihtsalt selline elu olnud. Ja ma ei oskagi ütelda, et kas need on nüüd kõik vahepeal inimene töötab, ma ei tea, näiteks selle, mis see oli, Savisaar leiutas need, reisisaatjad, eks? Olid mingid siuksed tüübid, kes sõitsid trammis ja saatsid inimesi, vahel vist kontrollisid piletit ka. Et kui sul parasjagu muud tööd ei ole, siis sa teed seda ja Nõukogude võimu puhul oli tihti niimoodi, näiteks Tunne Kelam töötas
rannasofoosi kanalas öövahina, sest talle muud tööd ei võimaldatud erialast. aga ütle, nagu kas sa lihtsalt kandideerisid, tuli mõte, et nüüd ma lähen mingi jahimeeste seltsi tegevjuhiks või jaht meeldib või kuidas ei sa no nagu ma olin need väikest muutusid, viisi ikka, ma olin ju ikka jahimeeste seltsis on ikkagi jahimehed ja see tuli seda kaudu ja seal oli organisatsioonis, see oli suur organisatsioon ja küllaltki hästi maskuliinne, oli ka üksikuid naisi, et iseenesest jahindus on väga suur ja traditsiooniline ala ja isegi minu ettevalmistus võib-olla niisuguse organisatsiooni juhatuses töötamiseks ei olnud piisav, et seal on omad trikid, kõik alates haavlitest, nende valmistamist, tina või muu materjal või kuni, eks ole, looduskaitseni aga see oli huvitav ja ka tegelikult mulle nagu loodus ja mets ja väljasurevad liigid ja võõrliigid, et ega see ei ole mulle päris ükskõik. Aga nüüdseks ma olen nagu jah, ma ei mäletagi, millal ma viimati jahil käisin. No nii, aga avaliku halduse tudengid alati on hea meel, kui saab neile ka nagu mingi väikse küpsise visata. Selles mõttes, et jahimeestest on neile üks tähtsam amet kindlasti sinu nimistus. ja et sa oled olnud diplomaat, on ju, see on täiesti nagu seinast seina praegust niimoodi läheme, aga sa oled olnud diplomaat, et mis üldse tähendab diplomaat lihtsas keeles? No selleks peab lugema Margus Laidre raamatut, et väga hea raamat, sõnumitooja või salakuulaja, et jaa, Margusel on väga head raamatud ja ta on need kõik selle diplomaadi töö kõrvalt jõudnud kirjutada, nii et see juba näitab, et diplomaadi töö võib olla ühe fookusega või teise fookusega. Aga lihtsalt, no kõik me teame, mis see on, et see on vanasti oli ühe valitseja saadik teise juurde. Aga nüüdseks on see siis eraldi riigivalitsemise või avaliku halduse sektor, kus töötab, ma arvan, 100 000 inimesi, ükspäev ÜRO-s on vist, eks ole, rahvusvahelise organisatsioonis on üle 60 000 töötaja. Mõned ütlevad, et Euroopa Komisjon, mis ei ole klassikaline rahvusvaheline organisatsioon, aga ikkagi selle rahvusvahelise suhtlemise ja diplomaatiaga tegeleb kuigi palju, seal on ka 50 000 inimest, eks ole, igad riigid paneme juurde, Eesti välisteenistuski vist on 600 inimest. Et see on suur avaliku halduse valdkond. Aga noh, natuke võib-olla ülemüstifitseeritud just nimelt oma mineviku tõttu, et kui siis tuli sulega kübaras suurhertsog ja ütles, et minu kuningas saadab austatud valitseja teile sõnumi, et siis ootas nii kaua, kuni sai vastusi, siis ratsutas koju tagasi, et praeguse infotehnoloogilise baasi pealt võib üldse küsida, et milleks pidada mingeid inimesi teise riigi pealinnas kalli raha eest peale selle, et kui me saame ju asjad niisamagi aetud. Aga milleks siis? Noh, ega siin minu vananenud seisukoht on ikkagi see, et mul on teiega siin ruumis palju mõnusam rääkida ja see inimlik faktor on siin juures, et kui me mingis Teamsis või Zoomis läbi võrgu seda teeks, ma usun, oleks natuke teistsugune kvaliteet. See miski, see igast tööst peitub alati üks suhkrutükk on just see, mis eks ole, suhtlemine vahel on ka ju see, et kui sa annad kätt, sa tunned, kas teise käsi on külm või soe, aga internetis praegu sellist äppi ei ole, et käesoojust mõõdad. Aga see diplomaadi nagu töö või milline see diplomaadi nagu tavaline päev välja nägi, et läksid kohvikusse, võtsid saia, lugesid uudiseid või? Ei, kohvikusse ei läinud, läksid ikkagi kontorisse. Ja tollel ajal oli juba arvuti, kui mina välisministeeriumisse sain, et tegid arvuti lahti. Ja tollel ajal ainuke mäng oli Minesweep. Ei hakanud seda mängima, vaid vaatsid mailboxi, et mis on tulnud. Ja siis seda kaudu käis saatkonna aruannete esitamine. Ja siis nagu ikka bürokraatias on mingid koosolekud, osa neist on teema
keskset probleemi arutavad, ütleme, et kas Soomega, kes ajab teistsugust Vene poliitikat kui Eesti 90-ndatel, teha nii või naa, aga siis on ka hulk, no minu tööala oli ka haldamine, see organisatsiooni funktsioneerimise tagamine, kui kasutada bürokraatlikku klišeed. Ehk teisisõnu personal, raha, kombed, et kuidas, mida tohib teha, mida ei tohi. Ja see oli kõik väga lõbus, sest Välisministeerium oli tollel ajal ka hästi noor. Meie andmetel oli ainult Albaania välisministeeriumis oli veel madalam keskmine vanus, neil oli vist 31, meil oli 34. Ja see oli ka kõrge ainult tänu sellele, et Ernst Jaakson oli 90-aastaselt veel teenistuses ja mõni teine veel. Nii et see oli hästi huvitav aeg ja loomulikult ka välisteenistuses väga intensiivne aeg, sest oli vaja välja saada Vene väed, oli vaja teha ettevalmistusi, et kas saab paika Vene piiri, Eesti ja Vene piiri, mis siiamaani, eks ole, on lepinguliselt tegemata. Ja loomulikult siis teises suunas, et nii kiiresti kui võimalik ujuda siis läänekaldale ehk saada Euroopa Liitu ja NATOsse liikmelisuse kutse, et need olid hästi põnevad ajad. Ja tulles tagasi selle diplomaatia juurde, et juba toona tegelikult oli näha, et üks asi on see, et mis need diplomaadid teevad, aga sa ei saa kunagi esindada midagi, mida reaalselt ei eksisteeri. Mingi lühikese aja sa saad bluffida ja valetada, eks? Aga kui sa esindad mittedemokraatlikku riiki, no siis mingi, ütleme, kui 1 aastaga sellest keegi partner läbi ei ammusta, siis 2 aastaga ikka. Et tolles mõttes oli minul selline õnn või privileega, et kantslerina me saime kantslerid said tollel küllalt palju valitsuse seisukohti ette valmistada ja sa pidid ka oma riiki üles ehitama ja just nimelt niimoodi, et ta oleks siis kõlblik esitlemiseks nendes tähtsates pealinnades, olgu Berliin, Madrid, Washington või mis iganes. Ma võtaks su sõnasabast kinni korra, et sa ütlesid, et kui aastaga bluffist partner läbi ei näe, siis 2 näeb ikka. See tähendab ka siis järelikult seda, et järelikult diplomaatide olulisus seisneb ka selles, et partnerite olukorrast kuigi palju välja lugeda nendel kohtumistel. No muidugi, just nimelt, eks need silmad, mis lisaks ametlikele pressiteadetele suudavad sinna tahapoole vaadata. Aga kuna sa võtsid sõnasabast kinni, siis ma käänan sellele oma kasuks. Et see oli ka üks asi, et siin oli, et ma olen ka Eesti Kaitseväe reservis ja näiteks 91. poolel ei olnud veel niimoodi nagu tänapäeval, et küsitlustel Kaitsevägi ja Kaitseliit ja Eesti Pank oleks top 3. Kaitsevägi ja Kaitseliit olid maine poolest mitte kõige paremas olukorras ja võib-olla mitte nende enda süül, aga ühiskonnas olid ka levinud niisugused ettekujutused, et mis me oleme nii väike, me nii midagi ei saa ja miks me anname neile sõjameestele seda raha, et ja vaadake, millised nad üldse on ja eks seal oli ka alust näpuga osutada, et aeg-ajalt juhtus kaitseliitlaste käe läbi äpardusi, mida ei oleks tohtinud juhtuda ja nii edasi. Ja siis tekkis selline mõte, kadunud kindral Kert oli Kaitseväe juht tollel ajal, et teeme nendest, kes on Nõukogude sõjaväes juba nagu ajateenistuse läbinud, et proovime nemad, kes olid ettevõtjad või mingil mõel elus edasi jõudnud, et see on just see vanusegrupp, kes võiks vabatahtliku panusena tulla siis appi Kaitseväele ja siis spetsiaalse koolituse kaudu kvalifitseeruda Nõukogude seersantkoosseisust Eesti seersantkoosseisu. Aga kuna see tuli nagu nii hästi välja ja meedia läks väga õhinasse ja seda kõike kajastas 97. aastal, siis Gerdil ka nagu emotsioon lõi üle ja ta tegi meist kõigist mitte seersandid, vaid nooremohvitserid. ja nõnda see siis hakkas ja läks nagu edasi sellise ise ennast taastava süsteemina vist 20 aastat. Selline reservide koolitus oli täitsa olemas ja kindlasti sellel oli nagu
oma osa selles tänases kaitseväe arengus. Ja seda sai väga hea meelega tehtud, see oli nagu lõbus, aga kuidas, et oleks ajaloo jaoks selge, kuidas see juhtus, oli niimoodi, et Keila joal olid, siis Riigikantseleil olid vanad Pätsu Laidoneri aegsed suvilad ja mõned nõukogude ajal ehitatud uuemad, olid kõrgemad riigiametnikud, said seal elada. Ja mina elasin välisministrile ette nähtud majas, kus välisminister ise ei tahtnud elada, sest tal oli oma elamine. Ja minu kõrval elas Johannes Kert. Ja Kert ütles, et tal on nii kiired need tööpäevad, et mitte kuidagi kas või 10 minutit ta ei leia kohtumiseks aega, et seda koolitust nagu läbi mõtelda ja plaanida. Aga tal on ettepanek, et tema käib hommikuti jooksmas. Ja et kui mina tuleks temaga jooksma, siis hommikul selle jooksuringi ajal räägiksime läbi, kuidas see on. Mäletan, oli ka novembrikuu vist oli või oli oktoober. Kurri vain pime, kell 6 nagu paha putukas, ta tulebki ukse taha, vajutab kella ja sa peadki minema jooksma. See oli viimane asi, mida ma tahtsin teha hommikuti. Aga õnneks Kert oli maadleja. Seetõttu tema jooksis aeglaselt, nii et maa mütsus, kui ta jooksis. Ja mina sain seal kõrval peaaegu kõndides liikuda, et siis ma ei pidanud hingeldades rääkima, vaid sain oma ideid nagu sõnastada ilusti. Ja niimoodi see hakkas ja see oli, sellepärast mul on väike sõjaväeline taust. Mitte, et ma oleks mingi hingelt militarist. Ei ole. Aga rääkides nüüd natuke veel tagasi tulles diplomaadi juurde ja kõige selle juurde, et meil on siin avaliku halduse õpilasi, kes kuulab ja palju veel teisi inimesi ka, et kes võib-olla tahaks nagu poliitikasse minna. Et mida sa soovitaksid sellistele inimestele? No esimese asjana ma soovitaks hoiduda parteidest ja noortekogudest, sest seal rikutakse noor inimene kohe ära. Aga loomulikult meie süsteemis muud moodi sinna kööki ei saa. Sa pead nii-öelda kokapõlle ette siduma ja kokamütsi pähe tõmbama. Ja neil siis vastavalt on see märk, et kas sa oled reformierakondlane või keskerakondlane või Isamaaliit või midagi. Aga nagu me praegugi näeme, eks ole, see tegelikult midagi ei tähenda, et see professionaalsete elukutseliste poliitikute klass ehk parteilased, et mingi, ma ei saa selle tatari vürsti nime nüüd ütelda, Jufereevas Kuratovski, elupõline keskerakondlane järsku avastas, et vastupidi, ma lähen Reformierakonda. Nüüd on mul uued põhimõtted. Või keegi, kes on eluaeg kuskil olnud või olnud mitmes kohas, see on nagu jalgpalliklubid, et täna ma mängin Manchesteris, homme lähen Liverpooli, kes rohkem maksab, kes paremini lubab, sinna ma lähen. Ja oleks minu poolt ebaõiglane noortele inimestele osutamata jätta. Kui te tahate Eesti parteipoliitikas, mitte ainult Eesti, võib-olla ka Hispaania, võib-olla ka Ameerika, parteipoliitikas läbi lüüa, siis te peate hakkama parteilaseks, aga pidage meeles, et parteilaseks hakkamine röövib varem või hiljem väga suure osa teie inimlikkusest, eneseväärikusest ja kõigest muust. Aga te olete siis veendunud, et see on nimelt raha või lubaduste pärast, mitte selle pärast, et muutusid veendumused või muutus erakonna suund või midagi muud sellist? Aga kas muutus erakonna suund või? Mina ei tea. No kui Keskerakond keskelt lõhki läksin vahepeal, äkki muutus, ega ma ka ei tea. No vaata, kui te olite noored, siis oli ammendamatu, lepitamatu vastasseis Reformierakonna ja Keskerakonna vahel ja seda mängiti kui niisugust viimse päeva eelset armagedonlikku võitlust, et ühed on head, teised on kurjad. Ja siis ühel päeval otsustasid nad, me sobime kahekesi valitsema küll. Ja mõlemad unustasid ära, et nad on võidelnud astmelise tulumaksu või maksuküüru või millegi poolt või millegi vastu. Jagasid portfellid ära. Ütlesid, sina saad volinikuks, sina saad presidendiks. Väga hea. Et nii see mäng käib. Aga kas sellel on 100% kattuvus ühiskonna arenguks vajalike eelduste loomisega, selles ma väga kahtlen. Ja muide, poliitika on kirglik asi ja kui noor inimene on milleski veendunud ja sellega läheb tegelema, siis see tegelikult on ju hea, et kaua need minusugused tondid, kes mäletavad veel Eesti Vabariigi eelset aega, ikka seal tokerdavad ja ma arvan, et minu põlvkonnas on juba väga suuri takistusi uuemate ja moodsate ideestike omaksvõtuga.
inimene vananedes puitub ja ta ei taha enam uusi asju, ta muutub konservatiiviks. Ja noh, eks sellest siis tekivad niisugused tohutud mõistmatuse probleemid, olgu see siis keskkonnakaitses või energeetikas või siis abielu küsimuses, noh, nii ja naa, et mõnes mõttes hea, kui noori tuleks peale, aga ma arvan, et seda väljakut tuleb ka korrastada, et esiteks tuleb lõpetada ära see monopol, et kui näiteks meie siin täna otsustame, et me tahame Riigikokku kandideerida, siis meil peab olema põhiseaduslik õigus seda teha, mitte ei tohi see olla piiratud, aga enne moodustage partei, registreerige see kohturegistris ja vot siis alles saate nimekirja panna. Miks? Võiks olla nii, et inimesed saavad oma nimekirja välja panna, kodanikud oskavad nende vahel valida. Aga praegu on diskrimineerimine. Eestis on lihtne arvutus, 50 000 inimest kuulub kõigidesse parteidesse. Nendest ainult 5000 on tegelikult aktiivsed, kes käivad suurkogudel. Nendest omakorda ainult 500 on need, kes otsustavad. Aga ülejäänud 950 000 ei oma isegi õigust mitte oma kandidatuuri esitada. Ja see on, ma arvan, just noortele mõtlemise koht, et kas saaks midagi teha. Mida võiks teha? No, vabaks teha see turg, see on minu arvamus. Tuleks teha vabaks, kusjuures see oli niimoodi 90-ndatel, olid lubatud ka sellised asjad, mida nimetati valimisliitudeks. Et sa ei pidanud olema registreeritud partei selleks, et nimekirja välja panna. Aga praegu siis nad kärpisid selle ära, sest nad, iga kartell näeb, et kui on turul 6 täringu tootjat, lauamängu tootjat, siis 7 see lihtsalt solgib konkurentsi, et parem on 6 siin edasi tegutseda. Nii on. Okei. Nii, Andres. Aga kui me siis siin poliitika teemadel tõsiselt oleme, enne kui me kritiseerima asume, nimeta 3 asja, mis on Eesti poliitikas praegu hästi. See on nagu kiirküsimuste voor juba. Okei, ma proovin. Esimene asi on väga hästi, on see, et meil õnnestus põhiseadus teha enam-vähem veatu. Ma just enne ühele väiksele veale osutasin, aga põhiseadus tegelikult seda viga ei tee, selle on teinud erakonnad seadusena. Et meil on hea põhiseadus, meil on institutsioonid paigas, Kaitsevägi, president, kohus, Eesti Pank, kõik asjad, valitsus, Riigikogu, see toimib. Mis on veel hästi Eesti demokraatias on see, et ei ole otsustavalt kaldutud, mõni ütleb selle kohta populism, mina kasutaks sõna autoritaarne suund, ehk siis 1 või 2 partei süsteemi, nagu me natuke näeme Poolas, me näeme täielikku jampsi, eks ole, Ungaris, mis Orban on teinud. Et me ei ole sinna kaldunud, me oleme osanud, võib-olla õnnega pooleks, sellest hoiduda. Ja mis 3. asi võib-olla, mida ma siis võib-olla peaks esile tõstma, et vaatamata koolisüsteemi kriisile on meil ikkagi õnnestunud haridust hoida tuksumas ja haritud inimesi loodetavasti tuleb igast ülikoolist peale ja see annab lootust. Väga hea. Mida sa hetke poliitilisest olukorrast arvad? Nüüd, kui me rääkisime headest asjadest ära, nüüd võid rääkida nii, nagu päriselt arvad. Ma muide arvangi headest asjadest ka päriselt niimoodi. Ja mis on halb? Sellest me oleme siin vilksamisi ka maininud, et üks asi on see niisugune omakasupüüdlik teesklus, eks ole, ja täielik küünilisus, mis kohati partei elus valitseb. Mis konkreetselt praegu on nagu halb, on see, et selline umbrohi nagu Sosnovski karuputk ja mida erakonnaregister tunneb Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnana, et see viirus nagu, me ei ole sellest jagu saanud, et tegelikult meditsiin, kui nüüd ühiskondlikus elus kujundina kasutada, peab siin veel töötama, sest see ei ole, ühest küljest demokraatlikult on see normaalne, jah, iga 5 ongi loll, okei, fine, nii on paljudes ühiskondades, aga et ta ei tohiks Eesti ühiskonnas nagu nii kõrgel protsendil olla. Kui ta on 5% peal, siis ühiskond toimib paremini. Ja muidugi see, mis mind, eks ole, on siin vaevanud, on erakondade rahastamise küsimused, millega võiks tegeleda siin. Inimesi ajab närvi, et võt nüüd tahetakse makse tõsta.
aga kui inimene rahulikult küsib ja siinkohal ma olen Kaja Kallase ebaõnnestunud naljaga natukene nõus, et tegelikult kui me tahame oma riiki pidada, siis küsimus, milliste tulude pealt me seda peame, väljendubki vastuses, milliseid makse meilt valitsus korjab Riigikogu otsusega. Ja ega mingit valikut väga ei ole, me peame koguma nii palju makse, et elementaarset meditsiini, elementaarset haridussüsteemi, elementaarset riigikaitset ja nii edasi pidada. Aga seda debatti meil ju praegu Riigikogus ei toimu, eks ole. Reinsalu mõtles, et ta on kaval küll, et ma panen natuke seda obstruktsiooni, no ta on jurist, ta teab küll, kuidas see töötab, eks ole. Aga ta ei arvestanud sellega, et seal Pandora laeka Irvakile tegemise juures, mida ta oleks võib-olla nagu intelligentselt mänginud. Et seal on ju kohe need lollid ahjualused, Grünthal ja need kilekotimehed ja mis seal on Gert King, no kõik nad on seal kohal ja hakkavadki seda masinat kasutama. Ja nüüd neil on see käes ja mis meil on? Pool aastat Riigikogu praktiliselt ei toimi. Kui demokraatliku riigi parlament ei toimi, siis see on, noh, kapteni sillal peaks häirekell väga kõvasti juba lööma. Aga kas see tuleb juba, kas sa näed, et on midagi muutumas varsti lähe? Ma ise loodaks, et muutub, aga ma ei näe seda kahjuks veel. Sest hiljuti Riigikogus juhtus siuke väike tööapsakas, et oli mingi selline resolutsioon, nõuame valitsuselt, et te peate parandama poliitilist kultuuri. Ja see võeti häälte enamusega vastu. Tavaliselt on öeldud, et Riigikogu ise korraldab oma elu ja nii ja naa ja valitsus sinna ei sekku, võimude lahusus, blä. Aga nüüd on niisugune tellimus järsku Riigikogul. Mina, kui ma oleks valitsuse minister, eriti peaminister, ma tuleks 3 päeva pärast välja uue kodukorra seadusega, millest saab palju head teha, aga minimaalselt tuleb võtta ära see 95. aasta seaduse 10-minutine vaheaeg enne igat parandusettepanekut. See tuleb sealt ära võtta. Sellel võib-olla oli omal ajal mingi mõte, praegu on näha, et sellel mõtet ei ole, see ainult raiskab aega ja raha. Nii et seal oleks palju teha. Praegu oleks võimalusi, aga ma ei näe kahjuks, et neid oleks kasutamas keegi. No avaliku halduse tudengitel on siin lisaks raamatusoovitusele nüüd kõvasti materjali, mida läbi töötada ja loodame, et siis tuleb ka häid lahendusi, paar konkreetset sellist reformi või niisugust mõtet käisid ka välja, kas selline asi, et oma ala spetsialistid võiksid või peaksid olema ministri koha peal, kas sellest oleks kasu ja kui sellest oleks kasu, siis kuidas seda saavutada? Umbes nii, et tervishoiu peal on arst ja nii edasi. No mitte iga arst ei ole hea administraator, aga samas kui sa nagu arstimisest tead ainult seda, et sulle tehti kunagi õlavarre sisse rõuge vaktsiin ja rohkem ma pole arstiga kokku puutunud ja siis lähed seda süsteemi administreerima tohutusel mingi public administration teadmise pealt ja mingite makromajanduse baasnäitajate pealt. See ei pruugi alati anda head tulemust, et ma pigem eelistaksin seda, et inimene oma valdkonda ka tunneb. Kusjuures 90-ndatel enamasti nii oligi. Nii Riigikogus olid inimesed, vist Riigikogus oli vaata, et 40% teaduskraadiga inimesi erinevatelt valdkondadelt ja valitsuses samuti, et see oleks hea. Kuidas seda nüüd saavutada? Jällegi. No vaatame laia silmaga maailmas ringi, eks ole, on selge, et sundparteistamise tagajärjel, mis 90-ndate lõpus hoogu võttis ja 2000-ndate alguses oli terav küsimus, kõik koolidirektorid, kõik haiglajuhid, kõik järjest, kes olid nagu kohaliku elu crème de la crème, nad sunniti parteisse, öeldi, sina Ralf Allikvee, Ida-Tallinna Keskhaigla juht, sa oled arst, aga sellest ei piisa. Sinu haigla ei saa võt sellist meditsiinitehnikat, kui sa ei astu, ma ei mäleta kumba, reformi või keski. Ja lõpuks nagu Vilja Savisaare näitel me teame, alati võib vahetada, kui tuleb teine valitsus. Aga et see oli, tõi nagu inimesi sinna sisse. Aga nagu me näeme, ega neist kellestki nagu tõsimeelset parteilast ei saanud. Praegu, ma ei tea, kuidas see on, aga kui ma mõtlen valitsuse ministritele, jah, ega ma ei teagi, kellel oleks nagu väga kõva erialane taust, et
ma arvan, et Kristen Michal ei ole loodusteadlane ega Tehnikaülikooli energeetikateaduskonnast, vaid pigem äkki ta on jurist. Ei, vahet pole. Ja no kindlasti ei ole Margus Tsahkna lõpetanud kõrgemat rahvusvaheliste suhete ülikooli ja nii edasi. Nii et mõnes mõttes oleks hea, kui seda teadmist nii Riigikogu kui valitsuse tasemel oleks rohkem. No praegu jääbki selline mulje, et justkui ei olekski sul vaja neid teadmisi ja lihtsalt lähedki astud mingisse parteisse ja proovid saada edasi järjest. See mulje, mu noor sõber, kahjuks sind ei peta. Nii ongi. Kas ta peab nii olema, see oleks küsimus noortele. Minu arvates ei pea. Ja siis ta kindlasti ei peaks kohe olema. Aga Andres, mis sa küsida tahaksid veel? No, kuna see on selline väga popp teema meil avalikus diskussioonis praegu, et õpetajate palgatõus, siis kas sa tõesti päriselt arvad, et riigikaitse-eelarve kärped on selleks kõige parem moodus või on mõni hea variant veel, kuidas see ära teha? Aga ma kavaldan siit niimoodi välja. Et mina ei ole Riigikokku kandideerinud selle aasta kevadel. Seetõttu none of my business. Mina ei peagi teile mingeid lahendusi ütlema, aga teie kõik, kes te sinna kandideerisite. Ma mäletan väga hästi, terve selle aasta veebruari ma kuulsin niisugust kära, et koolmeistrite ja teadlaste ja kelle kõigi palka ei tuleks tõsta. Tuleb, me lubame, me tõstame. Te läksite kandideerima, mõned teist osutusid valituks ja nüüd te ütlete, et te ei tea. Mind ei huvita. Klassikaliselt, teoreetiliselt on teil 3 võimalust. Kas te laenate selle raha, kas te hoiate kuskilt kulusid niimoodi kokku, et teil tekib see raha, või te tõstate olemasolevaid ümber. Ja seal tõepoolest üks optsioon on ka riigikaitse kulude vähendamine. Ei osta türklaselt neid, mis iganes soomukeid. Et me arvame, et praegu riigikaitse tugevdamiseks on vaja hoopis kooliõpetajate palka tõsta. Aga see on kõik Riigikogu ülesanne. Teie kandideerisite sinna, miks te ei lahenda? Võrklaev ütles, et raha ei ole. Kus see Võrklaev üldse välja võeti? Kuskilt Rae vallast. Mis ei ole mingi laev. Rahalaev ei ole. ja, okei. Aga fakt on, et ilma õpetajate palka, ja ma ei räägi siin mingist 1,3% või 20 eurost kuus, ilma fundamentaalselt kordades seda tõstmata juhtub koolisüsteemiga see, et mina lähen pensionile. Ja siis minust nooremaid õpetajaid ei ole koolis enamus, ei ole niimoodi, et ma olen seal üksik mingisugune hunt, kes kohe kukub külili ja sureb ära. Ma olen nooremate õpetajate seas. Nii et see murekoht on ja on valiku küsimus, kas me nüüd lahendame selle täna, kui me sellest oleme teadlikud, või me lükkame ta kuskile järgmise Riigikogu valimistsüklisse ja lubame jälle, et pidage vastu, 6 aasta pärast tuleb, meil on pikk plaan. Ma tahaks ikkagi nüüd see nagu vahele öelda seda, et miks see kõik on praegust niimoodi läinud, nagu see olukord meil siin Eestis praegust on? Sellepärast nagu Max Weber on kirjutanud 104 aastat tagasi, et poliitikud jagunevad 2. Need, kes on niinimetatud professionaalsed poliitikud ja need on kas kutsumuse pärast poliitikud ja need kutsumuse omad on nii halvas vähemuses Eestis, et nende mõju on 0. Aga need, kes ennast poliitikast elatavad ehk kutselised poliitikud, need lähtuvad mitte pikaajalistest rahvuse ja riigi vajadustest, vaid oma valimistsükli asjadest. Et kui ma saan seal Eesti Energia nõukokku, siis miks ma selle Eesti 200-ga siin koalitsioonil on? Kutsume parem Isamaa liidu. Aga ma ei saanudki Eesti Energia nõukogu. Okei, lööme Isamaa valitsusest välja, võtame Eesti 200 asemel. Kuni selline musical chairs mäng käib, ilma kordagi mõtlemata sellele, et mismoodi me siis sellest põlevkivi energeetikast väljume? Või mismoodi me siis lahendame laste hariduse küsimuse? Või mismoodi me lahendame vanainimeste hooldamise sellel perioodil, kui nad ei ole veel surnud, aga ise enam hakkama ei saa. Et need on need küsimused, mida peab lahendama, mitte seda, et täna ma olen majandusminister, homme ma olen siseminister.
mul on huvitav näha, kuidas sa sellest järgmisest välja vingerdad ja ma loodan, et sa Ega ei võib-olla tea. äkki ei vingerda, et sa äkki vastu ütled otse. aga loodame, et laud jääb terveks. Loodame, et laud jääb, jaa, loodame, et laud jääb terveks. Igatahes oli siis uudis pealkirjaga, ühesõnaga uudis rääkis sellest, et Eesti peaminister Kaja Kallas on avatud järgmisena NATO peasekretär olema. Ja selle kohta oli Facebooki postitus. Mina ise küll peale kasutustingimuste muutust enam ei kasuta, aga isegi minuni see postitus jõudis. Sa ei kasuta Facebooki, jah? Jaa, Tubli. tsiteerin. Jah. Ma ise arvan ka, et kui saaks NATO kindralid panna automaksudest jutlustama, siis kindlasti ütleks isegi Võrklaev, et koolmeistrite palka Eestis võib tibake juurde panna küll. Aga muus osas meenub vene vanasõna Metštatne vredna, mis tähendab unistada pole keelatud. Tsitaadi lõpp. Nii. Ma Kuidas sellest aru tunnistan üles, minu kirjutad. kuidas sellest aru saada, et NATO kindralid, automaks, siis on kuskil Võrklaev, koolmeistrid? See on halvasti sõnastatud koondvihe sellele, et peaminister pressikonverentsil ütles, et te õpetajad minge parem rääkige automaksu kasulikkusest, mis tõesti vihastas õpetajaid. Ma arvan, et streigis oleks palju vähem osalejaid olnud, kui seda fraasi poleks olnud. Ja seal on siis viide, et et kui NATO kindralid räägiks sellest ka, et küllap siis leiaks üldse teadvusesse jõuaks kohale. Et see on nagu see taust, aga postitus muidugi on rohkem sellest, et mis asi on NATO peasekretär ja kes selleks võiks saada, et meil Eestis on see probleem, et natukene, et kuna me oleme täis tunnustega iseseisev riik, siis me kipume unustama, et me oleme väga väike riik ja teiseks meie poliitikud ei pruugi vältimatult olla maailma parimad, isegi kui neist mingi Ameerika või Inglise ajaleht mõnikord kirjutab. Et ei tohiks nagu sattuda päriselt mõtlema, et NATO kui rahvusvaheline kaitseallianss otsib tõsimeelselt keskpärast peasekretäri või mingit niisugust halba valikut. Ei, NATO-s on nii palju riike ja nii palju inimressurssi, et on võimalik ka täitsa otstarbekaid valikuid teha. Nii et see oli rohkem nagu väike pilge selle kohta ja seal lõpus tegelikult on veel lisatud, et meil siin Eestis on kombeks rääkida, Kersti Kaljulaid saab NATO peasekretäriks, et Toomas Hendrik Ilves saab NATO peasekretäriks. Mul alati tekib küsimus, miks Arnold Rüütlit ei mainita, tema on ka elus. Et üldiselt me ei pea nagu arvama, et see on nii lihtne ja et me oleme nii targad. Jah, kui kombinatsioon on nii, et Saksamaa, Prantsusmaa, Ameerika, Inglismaa, Hispaania, Itaalia, Türgi ja nii edasi on tülis, kõik üksteise välistavad üksteise plaanid, et siis otsitakse kuskilt. Ma ise oleks niimoodi saanud peaaegu Euroopa Parlamendi asespiikriks 1-14, sest parteid olid omavahel tülis ja võimalik oli sealt läbi joosta. Aga napilt ei jooksnud, sest mul oli tehtud varem ettepanek, et parlamendiliikmete kuluhüvitist tuleks transparentseks teha, nii nagu Eestis on. Ja see näiteks Saksa kristlike demokraate vihastas niivõrd, ütlesid, et me oleme muidu sinu poolt. Aga kuna sul on nii loll ettepanek tehtud, siis me sinu poolt ei hääleta, jääme erapooletuks. Jäigi mingi 60 häält jäi puudu, sest kõik sakslased ei hääletanud. Ehk siis postituse idee oli see, et Eesti on liiga väike selleks, et siit saaks tulla NATO peasekretär. Ja teine mõte oli ka see, et my dearest prime minister, ära nüüd muretse oma edasise karjääri pärast. Sina kandideerisid Riigikokku, moodustasid valitsuse selle baasilt, sinu ülesanne on lahendada õpetajate palkade küsimust. Muude seas, mitte aspireerida kuskile, kes OECD peasekretäriks, kes NATO peasekretäriks, kes Euroopa Komisjoni asepresidendiks, kes Aga enne te oma tuba korda ja siis tuleb oma koristama. Ja, just. Aga ütle mul seda, et kuskilt olen nagu kuulnud, et eestlased justkui käivad protestimas nii-öelda nagu moe pärast. Et otseselt nagu käivad, aga midagi ei juhtu ikkagi sellest nagu tulenevalt. Et kas et tuleks nagu mingeid selliseid muutusi ühiskonnas, kas siis peaks kuidagi nagu rahvas veel rohkem nii-öelda oma arvamust väljendama ja tõesti näiteks siis minemagi sinna Toompeale või kuidas? No eks on öeldud selle tänavademokraatia kohta nii ja naa ja erinevatel perioodidel tal ongi erinev kaal. Et kui me mõtleme iseseisvuse tulekule ajutise valitsuse ajal Venemaal üle 100 aasta tagasi, siis eestlaste demonstratsioon Peterburis
oli nii suur võimas asi, et isegi Vene ajaloomälus on see tänapäevani olemas. Kui me mõtleme oma iseseisvuse taastamise aegsetele suurtele rahvakogunemistele, jällegi, ilmselt mõju on. Kui me mõtleme nüüd automaksu vastu sõdivale meeleavaldusele Toompees, siis seal oli 70 inimest ja neist 65 olid parteilased. Nii et see ei olnud väga kodanike meeleavaldus. Aga ma ei arva, et ilmtingimata peaks tänaval seda tegema, praegu periood ei ole selline. Aga see rahusolematus, mis nagu tegemata otsuste tõttu on, ma arvan, iga kodaniku kohus on jah, ise endale esitadagi see küsimus, et kas ma olen sellega rahul ja kui ma ei ole, siis mida ma saaksin teha. Nii et ütleme, kui on sulle meelepärane meeleavaldus, siis pigem osale, kui jätta osalemata. Aga on ka igast asjad, me teame, et need ülekeevad rõhud lahendatakse ära, pannakse jääkeldrisse mingi algatus või viiakse mingisse ümarkotta või ümarpeade lauda või kuskile ja rahustatakse maha, eks ole, see parteiline liin või takistus on niivõrd hästi välja töötatud. Võtame selle sama 2009. aasta, olid kinnised nimekirjad, parteilased ehmatasid pärast valimistulemusi, tegid lahtised nimekirjad tagasi. Et tegelikult alati ei pea koguma tuhandeid inimesi tänavale, saab ka teise meetodiga neid asju korda ajada. Aga mis sa muidu arvad praegu üldse Eesti olukorrast, et kas me liigume ikkagi praegu allakäiku või kui nii öelda, on siit väljapääs? Mina olen lõputu optimist ja väljapääs on alati olemas. Aga nüüd jah, väga kiiduväärt olukord ei ole, eks ole, ei majanduses ega ka nii-öelda ühiskonna vaimses seisundis. Ja korraks jälle tagasi see kooli küsimuse juurde tulles, et siin peab nagu lahendust pakkuma ja otsustama, tegema midagi. Muidu, jah, me vindume veel, me 5 aastat vindume veel, aga siis on vaja uksed kinni panna, sest lapsed tulevad küll kooli, aga õpetajaid enam ei ole. Aga väljapääs üldiselt jah, on selles, et nagu me enne rääkisime, vabastada poliitiline konkurents, teha jällegi vabaturg ja siis saavad ka head ideed ja head inimesed jällegi võimaluse, mida praegu on metoodiliselt 20 aastat tõesti kinni topitud. See on nagu kraanikausi ummistuse likvideerimine, et kui vesi ei lähe alla, siis on vaja, eks ole, isegi mina oskaks seda teha trossiga ja väga keerulist ummistust lihtsama teen ära, eks ole. Aga see pole jällegi minu mure, sest et mina ei ole kandideerinud Riigikokku loosungiga, et mina tean, kuidas teil on hea. Aga tegelikult ma tean ainult seda, et ma tahan Riigikogus saada komisjoni aseesimeheks, sest siis ma saan 1 palga juurde. Et kui see väljak korrastada, siis läheb kõik iseenesest korda. Et praegu ikkagi liiga palju raha peale vaadatakse ja... Raha ja võimu ja nende komponentide peale. Aga kuidas seda väljakut korrastada, see vaba turg ja võrdsed võimalused, lahendused, väljapääsud, kas lahendus on see, et Kaja Kallas astub tagasi, kas ta peaks seda tegema või miks ja kui ta seda teeb, mis siis saab, kes on reaalne hea asendus sellele? Aga otsast peale, kas ta peaks ja miks? No mina arvan, et ta oleks pidanud juba siis, kui ilmnes see, et vaatamata tema moralistlikule jutlustusele, et Venemaaga kaupa me ei tee seoses agressiooniga, ilmnes, et tema enda mees siiski teeb ja see oleks piisav põhjus olnud tagasi astuda. Nüüd valis teise tee ja kahjuks see valik juba tagabki selle, et mida päev edasi, seda rohkem tekib neid asju, mille pärast ta tagasi astuma peab. Parlamendi valimisi see esile Eesti põhiseaduse järgi ei kutsu, vaid president teeb ülesandeks valitsuse moodustamise kellegi teisele. Arvatavasti ei kutsu see esile ka nii ütelda koalitsiooni parteide muutumist. Miks peaks? Enamus on niipidi käes, et samad klubid teevad, aga kas nüüd kapteniks saab Beckham või saab keegi teine?
selle otsustab ilmselt jällegi Reformierakond ja nüüd kui minu maitse järgi arvata, siis ilmselt nagu puudust isikutest Reformierakonnas, kus väidetavalt on üle 10 000 liikme, ei tohiks olla ja seetõttu nii Hanno Pevkur kui Kristen Michal kui ka Urmas Paet või neid mehi on seal, eks ole, me võime nimetada, et nad peavad siis tulema ja võtma selle võistkonna. Just on selge, et praeguse peaministriga seda imet, et järsku hakkab aisajämedune rukkis ja rattasuurune kartul põllul kasvama, ei ole. See on puhas allakäik, sest midagi pole parata, poliitika on väga suures osas moraali küsimus. Sama Max Weber on sellest kirjutanud. Ja sa ei saa jutlustada Jaani kirikus abielu sünnist või laulatusest surmani, kuni surm meid lahutab, kui sa samal ajal, eks ole, orelivilede vahel ajad mingit muud asja, siis see ei ole veenev. Nii et nii on ka ministritega. Kas teie arvates, mida arvata siis sellest seletusest sellele Vene vedude skandaalile, et nii-öelda aidati kokku pakkida mingisuguse Eesti ettevõtte tootmist ja parem maksta see raha Eesti ettevõttele, kui maksta see Vene ettevõttele selleks, et see tootmine sealt ära tuua? Mina neid kõiki juriidilisi keerutusi ei oska osta ega hinnata. Tähendab, parem Eesti ettevõttele, parem Läti ettevõttele. Esiteks, ettevõtlus on üldse nii keeruline, et Euroopa Liidustki tuleb infot, et sanktsioonidele vaatamata venelased sahkerdavad küproslaste ja teiste ja kolmandatega. Et eks need režiimid kaubanduses ja tollides ongi keerulised. Aga, kordan, kui ma hommikust õhtuni käin Washingtonist Võruni rääkimas, et sanktsioonid, ei mitte mingit toetust Vene sõjamasinale. Aga samal ajal ei tea, et minu abikaasa just nimelt sellega tegeleb. Ja kui ka saan teada, reageerin hoopis valesti, siis no midagi ei teha. Tuleks võtta poliitiline vastus. Kahjuks Eesti selles parteipoliitikas on teada ka see, eks ole, et inimene ei saa tagasi astuda sellepärast, et ta ei ole kindel, et tema parteikaaslased ta siis nimetavad Euroopa Komisjoni volinikuks. See tuleb enne veel ära teha. Kui see on tehtud, siis ma arvan, läheb ta kerge südamega. Oletame, ja see oleks-poleks on väga tänamatu töö, ma tean, aga oletame, et ongi nii, et ei tea ja siis saab järsku teada, mis õige käitumine oleks olnud. Sest sellest kommunikatsiooni, ütleme, et kehvast kommunikatsioonist olen ma ka varem kuulnud just nii valitsuse aadressil, nii mõnegi probleemi lahendamisel, mitte ainult selle puhul. Mis siis oleks õige käitumine? No, õige olukorra alus me enne ütlesime, et diplomaat ei saa esindada lõputuselt valet. Samamoodi ei saa üksi kommunikatsioon või PR-tegevus või suhtekorraldus olla selles mõttes pikaajaliselt edukas. Kui sa nagu valet asja kommunikeerid ja kaitsed ja edendad, siis see varem või hiljem kukub kokku. Et minu maitse järgi oleks olnud see, et okei, võimalik on, et ma ka ei tea, millega minu abikaasa detailselt tegeleb. Aga kui ma saan sellest teada, siis ma räägin abikaasaga. Vaata, kui sa tahad sellega jätkata, siis mina ei saa enam olla peaminister, sest minu usutavus on 0, kui see jätkub. Ja kui sa tahad sellega jätkata, kui raha on meile tähtsam kui minu ametikoht perekonnas, palun, teeme sellise otsuse, siis ma astun tagasi. Kui sa tahad selle ära lõpetada, siis palun lõpeta see ära. Aga midagi sellist me ei näinud, nii et see läks. Aga elus ja poliitikas ja ajaloos ja igal pool on niimoodi, et sel teljel sa ei saa sinna teeristi enam tagasi minna. Kui sa oled kord juba ühte rööpapaari mööda sõitma hakanud, ei ole võimalik, stopp, duubel 2, lähme tagasi, teeme ümber. See ei ole kino. Just, ja nüüd neile, kellel neid teeriste on ees veel oi kui palju, siis zoomime korra välja poliitikast, diplomaadi ja õpetaja tööst, valitsusest, Riigikogust, kõigest muust, mis me oleme täna rääkinud. Mis võiksid olla mingid eluõppetunnid, mida sa julged noortele soovitada? No võtame näiteks tudengid, kes meid kõige rohkem kuulavad. Olen vana mees ja sellepärast lihtne on mu jutt. Peagi lõpetamas olen oma elurännakut. No noored.
ärge kartke, olge uudishimulikud, aga ärge endale viga tehke. Niimoodi lühidalt kokku võttes. Igalühel on oma rada ja asjad, mis panevad südame põksuma ja millesse sa nagu usud, et ma usun, neid majakaid on mõtet elus järgida. Aitäh! Ja kuna meil on ikkagi majandusteaduskonna üliõpilaskogu podcast, siis küsite, et mis on Philipsi kurkkõver või? Ei, õnneks sellega jätame täna rahule. Meil on nimelt selline traditsiooniline küsimus, mida me küsime iga külalise käest, kes meil siin käib. Ja selle nimeks on miljoni küsimus. Ehk mida sa teeksid, mis sa hakkaksid peale, kui sulle kukuks sülle, taskusse või pangakontole 1 000 000 eurot? Praegu kohe? Jah, praegu kohe lihtsalt sinu oma. 1 000 000. No ma esimeks asjana küsiks kuidagi, miks nii vähe. aga tegelikult on niimoodi, et eks ma ilmselt räägiks oma abikaasaga ja siis me tuleks suure tõenäosusega järeldusele, et anname igale lapsele 300 000 ja jätame 100 000 endale vanaduspõlveks. Selge. Idufirmasse ei paneks. No väga hea. Siin nii mõnigi õppejõud teeks selle eest ilmselt pai. Ja kuigi meil tavaliselt sellega lõpuks saada ära 1 miljoni küsimusega, siis mind ikkagi painab üks küsimus, kui me vaatame praegu lihtsalt laiemat maailma. Et meil on toimumas Ukraina ja Venemaa sõda ja meil on toimumas veel see Iisraelis ka sõda. Et mis sa näed, et kuhu praegu maailm nagu liigub, et kas me liigume mingi 3. mingi maailmasõja poole või et kui tähtis näiteks on üldse see võit, et Ukraina võidab Venemaa ja... See on väga tähtis, minule personaalselt on see nagu väga tähtis ja ma arvan, see on ka kontinendil Euroopa väga tähtis. Aga laias lihtsus tuleb hoida nii-öelda pöialt, et ei läheks Hiina ja Ameerika vahel Taiwani pärast suureks konfliktiks. Üldiselt see sõjaline eskalatsioon on suur. Aga ärge uskuge neid, kes ütlevad, et nii keerulist ja nii rasket aega pole inimajaloos veel kunagi olnud. Piisab mõelda teise maailmasõja peale ja näha, et praegune olukord vaatamata oma nüanssidele on siiski lapse mäng võrreldes sellega, milleks inimkond tegelikult võimeline on. Ma ei hakka siin sõna holokaust või küüditamised ja need asjad kõike rääkima. Tegelikult on võimalik siit välja tulla. Mina usun inimese nagu homo sapiens olemus. Me saame siit välja. Aga jah, teie jaoks, kes te peate neid asju hakkama lahendama, on tormine meri. Sina ütled, et nad on my business, jah? Päästepaadis kõlgud, mine tea, võib-olla jõuad üksikule saarele. Aitäh sulle, Indrek, meile külla tulemast, aitäh selle vägeva saate eest. Nagu me saime teada, siis arengukohti on kõvasti, kadunud pole midagi, teeme ikka julgelt õigeid valikuid, ärme tee endale viga ja selleks, et need rööpaid püüda edasi minna, siis Vita Mineral Energy hoiab meid käimas. Aitäh sulle ja kohtumiseni fännidega juba järgmises episoodis. Aitäh!